joonistame siia ühe sellise keskmise eestlase ja siis näitame teile, millest see eestlane koosneb, et milline siis on üks eestlane. Me jagasime selle eestlase 4 osaks. Siin all on muinasaeg, siin on kesk- ja uusaeg, siin on rahvuslik ärkamine ja siin on siis kaasaeg. Mis te arvate, kui me mõtleme muinasaega? Millised olid muinasaja eestlased? Lühemad. Varasemad. Aga kui me võtame nüüd iseloomuomadusi, mitte välimust. Jahiinstinktiga. Tugevamad. Riiakamad. Me oleme praegu ka üpris viiakad. Meie panime siia töökad, sest et nad ehitasid ise väga palju oma asju, näiteks kivikirves ja keraamika. Nad tegelesid selle kõigega ja see nagu näitaski meile, et nad on väga töökad. Näiteks, miks me jätsime siia jalgade juurde muinasaeg, kuna tegelikult nagu hakkas see aluse ladumine peale. Ta kõndis vaikselt rahulikult, läks edasi ja ta pani ka aluse sellele, mis juba siit edasi tuli. Ehk siis jalad hakkaski vaikselt tasaselt liikuma. Ja see seostubki muinasaega. Ehk siis pigem me võrdstused korilased, aga jah. Nii, kesk- ja uusaeg. Siin me panime, millega eestlased tegelesid siis käsitööga jätkuvalt hästi palju. Seda nad oleks kogu aeg hinnanud. Haridust nad hindasid ka ja siis tuli kaabus ja me panime siia 2 usuliiki. Ehk siis see kiriklikkus ja ka rahvuslikkus, et kõik need kui olid mingid teatud värvid, siis nad olid seal põhjusega. Igasugused muud usundid, näiteks kui võtame selle kroti asja. Eestlased pidid olema hea fantaasiaga omanäärlised leidlikud. Sest et kes olete neid mõnes muus kultuuris selliseid asju ei ole. Nad pidid olema, et see krott läheb, toob selle vilja ja sealt kõik neile. Ja miks ta on siin osas, ehk siis kõhu osas? Et ta on inimese sees, see on nagu suuresti, aga ta hakkaski mõnes sees väikselt kerima, ikkagi olid need Jüri ja ülestõusud ja nii edasi. See on niisugune vaid väärtus sees, kõik ees tahab oma rahvast, aga veel ei teinud midagi. Nii, ärkamisaeg. Mis sellega teile seostub? Laulupidu. Täpselt. Laulupidu ja esimene lipp tegelikult ka loodi ärkamisajal. Mis veel teile ärkamisaega seostub? Mõelge laialdaselt. Näiteks meil on mõni ajaleht tekkinud tänu sellele. Just. Mis veel? Just. Ja hakkaski nii-öelda see päris rahvaski nii-öelda ärkas. Ja miks ta on siin osas, sest hakkaski see kätega vehkimine nii-öelda ja nad ärkasidki nad kõik see, mis oli siin, tuli välja. Nii-öelda riigi ehitamine algas siis südame. Nii, ja siis kaasaeg. Siin on väga palju sellist nii-öelda leiutamist, sest kui me muuseumis ringi käisime, siis meile näidati näiteks väga loovalt tehtud muruniidukit. Ja muidugi Skype on ju ka tegelikult Eesti asi, nii et eestlased on väga leidlikud inimesed. Näiteks see kaasaeg, mis praegu toimub, et järgmisega nüüd Eestist ongi, meil on oma rahvas, me tähistasime juba 100. aastapäeva, mis on ju tegelikult ääretult suur asi. Ja miks me panime ta pähe, et nüüd kõik toimubki peas, see riigitöö, poliitika ja muu selline. Et me leidsime, et see viis näiteks viia läbi muuseumitundi, oleks õpilastele lihtsam, kergem, arusaadavam. Ja siia juurde saab palju niisugused sidud, et see on niisugune kokkuvõte. Ja me saime sellest ka siis kokku nii-öelda ankeedi, mida siis Krislin täitis, et milline on siis eestlane teise loomu poolest? Töökas, siis esemed olid seal kirjad ja keraamika
tegi palju käsitööd, haridus oli ja usk. Ja siis isemad olid kratt ja siis oli veel laulupidu, Eesti esimene lipp ja Sahra vahele. Ja leiud oli muruniidik ja skaib. Ehk siis see kõik teeb kokku terviku, mis teeb eestlasest eestlase ja kõik see teeb kokku. Aitäh!